ma teen siin näitust, sest Rakvere teatri peakunstnik andis märku. Tulingi siia oma 2 näitusega korraga. Üks on akvarellide suur väljapanek ja teine on minu õlimaalidest, akrüülidest selline museaalne osa, mida ma olen säilitanud oma enda kogudes, oma stuudios, oma stuudiogaleriis. Teemaks on ilu ja see ilu ongi mõeldud täiesti üheselt ja otse. Ilu, mis toidab hinge ja mis teeb meele rõõmsaks. Sest novembrikuus, kus ilmad lähevad pimedamaks, ongi õige aeg tuua sellised värvilised pildid välja. Aga mida Mutt siin teeb? Miks ta siin on? Mutt on minu hea koostööpartner ja ühtlasi ka abikaasa ja temaga oli meil just mõni nädal tagasi sai valmis meie viimane koostöö, tema raamat, mida ta näitab ise ja selle raamatu olen kujundanud mina. Ja samas see raamatu kaas on ka üks minu viimaseid maalitöid, mida ma parasjagu just teen. Aga seal on akvarellilooming, mis on suhteliselt hiljuti tekkinud ja seda esialgu üsna proosalisel põhjusel. Mul oli niivõrd väike ateljee kunstihoone 4. korrusel, ma ei mahtunud seal tegema suuri maale. Tänu sellele kitsikusele sai tehtud suur hulk akvarelle ja need ongi nüüd väljas. Väga paljud neist on ka reisidel ja reisimuljetest. Ja teine osa on siis nii-öelda museaalsed tööd ehk siis minu enda vanust arvestades juba väga pika ajalooga, mõned on 80. aastate algupoolelt. Tiina on alati käinud minu raamatute esitlusel ja mina olen tema näituste avamisel. Mihkel Mutt on tuntud Eesti kirjanik oma headuses. Ma arvan, et raamat on väga hea ja raamatus ta jagab oma arusaamu Eesti elust ja üldiselt nagu filosoofilistel teemadel. Aga siin on veel tihedam seos. Tiina Tammetalu on olnud minu viimase veerandsajandi jooksul peaaegu kõikide minu raamatute kujundaja ja on ka selle kujundaja. Seda raamatut on hea öökapi peale panna. Sest loed siit ühe pala, tuleb selgus, tulevad head mõtted, ilus uni.